on käes. Ma tundsin enda südames kohustust tulla siia ja lugeda ette Vabaerakonna poolt üks kõne. On jäänud paljudele võib-olla selline arusaam, et Vabaerakond ei ole rahvuslikult meelestatud ja seda ma pean ümber lükkama. Jah, on Vabaerakond rahvuslikult meelestatud ja siit tuleb see tekst. Ränderaamistiku põhisõnum, et rände väljakutsetega tegelevad riigid koos, on iseenesest õige. Kuid juurde lisatud väärtushinnangud on põhimõtteliselt vastuvõetamatud. Eesti Vabaerakond ei toeta rändeleppe tingimusteta vastuvõtmist just faktipähe esitatud ideoloogiliste väärtushinnangute tõttu, mis on vastuolus lausa Eesti põhiseadusesse raiutud väärtustega. Näiteks eeldab raamistik, et migrantide sihtriigid käsitlevad rändeküsimusi rõhutatult positiivses võtmes ehk vaikivad maha rändega seotud väljakutsed. Aus ja demokraatlik arutelu võib olla kriitiline, võib minna kirglikuks, võib ka kedagi solvata, ent kehtestades ühiskondlikule debatile ideoloogiliselt jutumärkides õiged tingimused, pole arutelu enam ei aus ega demokraatlik. Arusaam, et riigid võivad ja saavad kehtestada rändeküsimuste arutamisele jutumärkides õige tooni, riivab rängalt sõna- ja mõttevabadust. Leppepunkt 10 nendib ükskõikse enesestmõistetavusega, et riigid esitavad ka rändedebati aluseks olevaid fakte läbi ideoloogia filtri. Eesti riik ei tohi mingil moel võtta endale niisugust kohustust, ei juriidilist, moraalset ega sümboolset, mitte ka vaikiva nõusoleku, isegi mitte lihtsalt vaikimise kaudu. See punkt pärineb totalitaarsete režiimide argipraktikast ning ajades päriselt väärtuspõhist välispoliitikat ei saa Eesti kasutada võimalust vaikida jutumärkides. Suur rändelaine on alanud ning muudab lähema poolsajandi jooksul maailma palge enam kui ükski teine protsess. Ilmselt enamgi kui rändega tihedalt seotud kliimamuutus. Leppe olulisim osa kinnitab, et rändega kaasnevad väljakutsed lahendavad maailma riigid koos ning kedagi ei jäeta üksi. Sellele põhimõttele saaks vastu vaielda vaid väga rumal või pahatahtlik inimene. Täna tunnevad end üksi jäetuna Kreeka ja Itaalia. Ka Eesti on kahe tsivilisatsiooni piiril asuv riik ning me ei elaks üle, kui rändesuundade ja tulipunktide nihkumisel jääks Eesti oma probleemidega üksi. Raamistik rõhutab, et rände väljakutsetega tuleb muu hulgas tegeleda ka rändeteede alguspunktis. Seda põhimõtet tuleb kõrgelt hinnata. Probleemidega tegelemine rändeteede alguspunktis on kõige valutum nii rände alg- kui sihtriigi inimestele. Raamistik käsitleb seda paraku ühena mitmest lahendusest, mitte prioriteetsena. Ehk võib öelda, et liiga hilja ja liiga vähe, aga vähemalt on see põhimõte kirjas. Ükski Eesti riigi esindaja ei tohiks rändeleppele tingimusteta allkirja anda. Vastuolud meie tüviväärtustega on selleks liiga rängad. Parimal juhul tuleks sellised väärtushinnangud tekstist eemaldada ja rääkida leppes koostööst, kuid see pole kahjuks realistlik. Halvim oleks leppest põhimõtteliselt välja jääda, sest rändest kujuneb väga tõenäoliselt 21. sajandi maailma suurim ja võimsaim protsess. Ning Eesti suurim julgeolekurisk pole Venemaa kliima soojenemine ega vägivaldne islam. Eesti suurim julgeolekurisk on üksi jäämine. Eesti Vabaerakonna hinnangul peaks Eesti lisama rändeleppele selge preambuli, mis toetab igati maailma rahvaste koostööd rändelainega toimetulekul, aga eemaldab selgelt kõigist teksti lisatud ideoloogilistest väärtushinnangutest. Rändekriitika vaba idealiseerimine, avaliku ja demokraatliku debati piiramine ja ühiskonna ideoloogiline kallutumine ei ole meie väärtused. Väärtuste eest on lihtne seista enda vastaste ees. Eesti peab seisma enda väärtuste eest ka enda liitlaste ees.
See ei tee Eestist väikest vastikut natsiriiki, vaid tõestab meie välispoliitika tõelist väärtuspõhisust. Sellega on see tekst ette loetud, kuid mul on endal üks asi hinge peal. Ja ma kasutan veel 2 minutit vaba mikrofoni. Homme on teatavasti 70 aastat millest? Sellest, kui ÜRO Peaassamblee võttis 48. aasta 10. detsembri resolutsiooniga vastu inimõiguste ülddeklaratsiooni. Me oleme harjunud seda käsitlema, seda deklaratsiooni kui suurt hulka õigusi ja mitte kohustusi ja jätnud kuidagi meelega 2 silma vahele selle deklaratsiooni artikli 29, mille punkt 2 näitab selgelt, et õigustega kaasnevad ka kohustused. Ma loeks ette selle artikkel 29. Punkt 1. Igaühel on kohustused ühiskonna ees, kuna ainult ühiskonnas on võimalik tema isiksuse vaba ja täielik arenemine. Punkt 2. Oma õiguste ja vabaduste kasutamisel peab iga inimene alluma vaid sellistele seadusega sätestatud piirangutele, mille eesmärk on tagada teiste inimeste õiguste ja vabaduste tunnustamine ja austamine ning moraalist, avalikust korrast ja üldise heaolu õigustatud nõuetest kinnipidamine demokraatlikus ühiskonnas. Punkt 3. Nende õiguste ja vabaduste teostamine ei või mingil juhul olla vastuolus ÜRO eesmärkide ja põhimõtetega. Ma tahan sellega öelda seda, et nõudkem ka nende õiguste omamisel kohustuste täitmist. Ei saa ühtegi õigust nõuda ilma, et ei peetaks kinni ühiskondlikust moraalist ja selle välja kujunenud praktikast, mis võtab aega. Ei ole niimoodi, et tuleb üks sotsiaaldemokraatlik erakond ja nõuab, et me peaksime 41 poolthäälega olema nõus ränderaamistikuga või kooseluseadusega. See ei ole demokraatia. Aitäh teile!